Iraan kuulutas välja häireseisundi, sest Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid hakkasid tegutsema samas suunas võrgustiku vastu, mida Teheran on aastaid Pärsia lahes levitanud. Sellel kolmapäeval 20. mail 2026 said araablased lõpuks küllalt sellest, et vaatavad pealt, kuidas relvarühmitusi, droone, rakette ja piirkondliku šantaaži kasutatakse survevahendina. Nende kahe suurvõimu ühinemine ei ole suunatud Iraani rahva, vaid režiimi masinavärgi vastu. Relvastatud rühmitused, kes teevad musta tööd, naabrid hirmutamiseks kasutatavad marsruudid ja varjust ründamise strateegia, millele järgneb vastutuse eitamine. Iraan soovis Pärsia lahte lõhestada, hirmutada iga rahvast eraldi ja hoida oma vastaseid survestatuna. Kuid nüüd näeme, kuidas Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid juhivad vastust, mis võib Iraani piirkondliku võimu seespoolt lämmatada. Mis jääb Teheranile, kui tema suurimad rivaalid otsustavad koos tegutseda, et lõpetada tema hirmutamisvõrgustik. Ma räägin sulle sellest kohe kõigest. Aga nüüd tahad kindlasti olla kanali tellija, et olla hästi informeeritud. Reaalajas teave parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud. Usaldusväärsuse standardil. Milson Alvese. Iraani hirm tuleneb sellest, et Riadi ja Abu Dhabi liit murrab tema välispoliitika keskse osa. Teheran on alati püüdnud ära kasutada erinevusi Pärsia lahe monarhiate vahel. Kui oli mõjuvõimuvaidlus, diplomaatiline lahkheli või erinev majanduslik kalkulatsioon, leidis Iraani režiim võimaluse edasi liikuda. Nüüd on olukorra tõlgendus muutunud. Araabia Ühendemiraadid ja Saudi Araabia ei pea kõigest nõustuma, et näha sama ohtu. Droonid, raketid, relvarühmitused ja tuumaohu teema on muutunud ühiseks julgeoleku küsimuseks. Ja kui need kaks riiki ütlustavad oma seisukohad, ei seisa Iraan enam silmitsi üksikute kaebustega, vaid peab vastamisi seisma blokiga, kellel on võime tema piirkondlikke mõjutusvahendeid takistada. Pärsia lahe koostöönõukogu on selle idee juba kirja pannud, kinnitades, et bloki riikide julgeolek on jagamatu ning rünnak ühe vastu tähendab rünnakut kõigi vastu. See sõnastus on oluline, sest see avab tee kollektiivseks vastuseks. Iraan ei testi enam ainult Abu Dhabit, Rijadi ega Manamat. See on Iraan, keda piirab grupp, mis ühendab majanduslikku jõudu, energiamarsruute, strateegilisi baase ning otsest ligipääsu Ameerika Ühendriikidele ja Euroopale. Bloki erakordne avaldus mõistis hukka Iraani raketi- ja droonirünnakud Pärsia lahe liikmete vastu ning rõhutas rünnaku all olnud riikide õigust enesekaitsele. Iraan püüab nägu säilitada, sest teab, et avalik taganemine tähendaks nõrkuse tunnistamist. Aga režiim mõistab ka, et tema vana taktika on nüüd paljastatud. Varem sai režiim viidata liitlastele ja öelda, et tal puudub otsene kontroll. Nüüd aga tugevdab iga nende rühmituste tegevussüüdistust, et Teheran juhib piirkondlikku survevõrgustikku. Saudi Araabia astub sellesse vaidlusse oma mõjuga. Riadil on usuline mõju, rahaline võimekus, energiajõud ja keskne positsioon läbirääkimistes Washingtoniga. Iraan teab seda. Seetõttu ei tähenda Saudi Araabia, mis on joondunud Araabia Ühendemiraatidega, lihtsalt veel üht hukkamõistvat häält. See kujutab endast telge, mis suudab kehtestada sanktsioone ja tugevdada õhutõrjet, survet naaberriikide valitsustele ja koordineerimist lääneliitlastega. Isegi tsiviiltuuma koostöö arutelu Ameerika Ühendriikide ja Saudi Araabia vahel on taas uudistesse jõudnud. Reuters andmetel oli selles valdkonnas kokkulepe endiselt arutlusel ja tekitas nõudmisi tagatiste osas. See teema häirib Teherani, sest see näitab, et Riad otsib strateegilist tehnoloogiat, samal ajal kui Iraani programmiga kaasneb endiselt umbusaldus. Araabia Ühendemiraadid ei tegutse samuti hetkeajal. Abu Dhabi on loonud endale stabiilsuse, tehnoloogia, kaubanduse ja julgeoleku kuvandi. Iga oht selle taristule muutub rahvusvaheliseks probleemiks. Iraan tahtis külvata hirmu, kuid aitas Abu Dhabil õigustada karmimat seisukohta. See on lõks, mille režiim ise endale seadis. Euroopa Liit asus samuti survet avaldama koos koostöönõukoguga. Ühises avalduses arutasid kahe bloki ministrid Iraani rünnakute poolt Pärsia lahe riikidele põhjustatud kahjusid. Sealhulgas tsiviilinfrastruktuuri, teenindusrajatiste ja elamupiirkondade vastu.
Tekstis nõuti ka Iraani tuumaprogrammi, ballistiliste rakettide ja piirkonda destabiliseerivate tegevuste ohjeldamist. Teherani jaoks on see väga halb, sest see viib Araabia kaebuse suuremale areenile ja raskendab narratiivi, et tegemist on vaid kohaliku konfliktiga. See, mida Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid praegu teevad, on katse piirata Iraani tegutsemisvabadust. See hõlmab droonide marsruutide jälgimist, surve avaldamist valitsustele, kus tegutsevad relvarühmitused, õhutõrje tugevdamist, luure parandamist ja ühtse sõnumi loomist. Iga uus rünnak toob kaasa suurema poliitilise hinna. Seda tüüpi vastus ei pea algama tulise kõnega, see algab vaikse koordineerimisega. Iraak on samuti surve keskmes, sest osa kahtlustest, rünnakute ja relvarühmituste liikumiste kohta puudutab tema territooriumi. Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraatide jaoks ei tohi Bagdad muutuda vabaks koridoriks rühmitustele, kes ohustavad Pärsia lahe piirkonda. Kui Iraagi valitsus ei suuda neid rühmitusi kontrollida, kasvab rahvusvaheline surve. Kui suudab, peab ta seda tõestama. Igas olukorras kaotab Iraan mugavuse, sest tema liitlased lõpetavad varjus tegutsemise ja neid hakatakse käsitlema kui piirkondlikku probleemi. Araabia ja islami ministrite märtsikuine avaldus nõudis, et Iraan lõpetaks rünnakud, ähvardused ja toetuse Araabia riikide relvarühmitustele, viidates rahastamisele, relvastamisele ja tegevustele, mida kasutatakse nende riikide huvide vastu. Iraani režiim püüab muuta ähvarduse jõuks, kuid Araabia reaktsioon näitab piiri. Teheran võib rääkida laiaulatuslikust sõjast, võib ähvardada mereteid, võib kasutada liitlasi ja võib üritada turge hirmutada. Ainult, et nüüd aitab iga ähvardus Riadil ja Abu Dhabil nõuda kindlamat vastust. Loogika on pöördunud Iraani vastu. Mida rohkem ta survestab, seda enam ühendab ta oma vastaseid. Mida rohkem ta kasutab relvarühmitusi, seda tugevamaks muutub süüdistus, et teda tuleb ohjeldada. Mida rohkem ta räägib pingete kasvust, seda enam soodustab ta Pärsia lahe riikide, Ameerika Ühendriikide ja Euroopa lähenemist. Laheriikide juhtide kohtumine Jeddas aprilli lõpus juba viitas sellele suunale. Mohammed bin Salman võttis vastu Pärsia lahe koostöönõukogu juhid, et arutada koordineeritud vastust Iraani rünnakutele, mis on piirkonda raputanud alates sõja algusest, milles on osalenud Teheran. Selline kohtumine näitab, et Saudi Araabia ei taha reageerida alles pärast kahju tekkimist. Riad soovib vastuse ette valmistada enne järgmist lööki. Ja kui Saudi Araabia võtab selle rolli koos Araabia Ühendemiraatidega, saab Iraani režiim aru, et tema manööverdamisruum muutub väiksemaks. Järgneb vastupidavuse võitlus. Iraan peab jätkama hirmutamist, et mitte näida nurka surutud. Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid peaksid suurendama koostööd Pärsia lahe riikidega, nõudma kontrolli relvarühmituste üle, tugevdama kaitset ja hoidma teemat rahvusvahelistes foorumites päevakorras. Erinevus seisneb selles, et Teheran ei kontrolli enam tempot, nii nagu varem. Iga ähvardusega annab ta oma rivaalidele rohkem võimalusi näidata, et probleem pole mööduv kriis, vaid terve piirkondliku hirmutamise süsteem. See Iraani paanika tulenebki sellest pöördest. Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid ei sihi Iraani rahvast. Nad siivad režiimi masinat, relvastatud jõude, droone, rakette, vahendajaid ja väljapressimist, mida Teheran kasutab, et proovida Pärsia lahes domineerida. Mina olen Milson Alves, Välisuudised. Ja minu eesmärk on hoida sind iga päev hästi kursis tõese infoga. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.